Tere tulemast tagasi uude videosse. Tänaseks on meil siis planeeritud Sheinei haul. Mulle just jõudis see Sheinei pakk ilusti kohale. Peili hetkel magab, seega ma üritan rääkida vaikselt. Ma loodan, et te kuulate. Ma üritan mitte väga krabistada. Ja mul on siin kõik asjad läbisegi, nii et ma isegi ei tea, kas siin nagu saab mingisugust loogilist nagu näitamist teha või ma näitan lihtsalt enda ja Peili asju läbisegi. Loodan, et see on fine. Võib-olla ma ei saa siin hetkel kategoriseerida liiga palju, sest et ma lihtsalt krabistan muidu. Ja mainin siit kohalt ka ära, et ma katsetan hetkel esimest korda uut mikrofoni, kuna ma filmin kaugelt ja kaamera ei ole mu juures ja see tavaline mikrofon ei võta nii hästi, siis me katsetame täna seda mikrit. Ja ma loodan, et ma suutsin nüüd õigesti setupida, nii palju kui ma siit näen, siis tundub fine, aga kui mingid hääled kostavad imelikumalt kui tavaliselt, siis teadke, et uus mikker ja see seadistamine on nagu on, ma liiga proff ei ole ja ma andsin endast parima. Nii et loodame, et kõike on kuulda ja et kõike on näha ka. Ja ma alustan siis kohe esimesest asjast, milleks on siis Peili püksid. Me tellisime siis asju nii jõuludeks kui ka soojamaareisiks. Et te siis teate, et siin on nagu nii talveks asju kui suveks. Ja ka lihtsalt asju, mitte ainult riideid, et siis te nagu teate, mida oodata. Ja esimesed ongi siis see Cozy firma on see, mis ma olen Sheinist hästi palju laste asju tellinud, mida ma alati saan usaldada. 98 suurus siis ja 4 paari pükse. Nad on pigem nagu sellised biker shorts. Ma proovisin neid talle jalga, enne kui ta magama läks, rohkem ei jõudnud. Need näevad ülilühikesed välja, ma isegi ei tea kuidas, aga kui jalga panna, siis need on üliokeid. Natuke on laiad, aga Peili on hästi kõhn ka, nii et ma oleks isegi võinud talle 92 võtta. Aga siin on siis roosad, mustad, valged ja hallid ja miks ma just Peilile tellisin rohkem suve asju on see, et tal ei ole ju üldse reisi jaoks mitte ühtegi asja, mis on õhuke, sest et ta kasvab ju nii ruttu, et eelmise aasta asjad on kõik talle väiksed ja kuna praegu on talv, siis me oleme ostnud ainult Eesti kliimale vastavaid riideid, ehk et ma tellisin talle suveriideid ja õhukesi riideid, mis jätkuvatel suveni ka näha on, need on veits hetkel suured, et siis tal oleks ikkagi reisil millega olla. Aga liigume edasi. Ma arvan, et need on Peili kingad, sest rohkem ma midagi siukest ei tellinud, mis võiks olla siukse karbi sees. Võtsin oma arvust 23 või 24 suuruse, vaatasin Sheinist seda sisetalla pikkuse mõõtu, vaatasin Peili mõõtu ja valisin siis selle järgi. Aga kuna Peili praegu magab, siis ma ei tea, kas need lähevad, aga ma valisin siis sellised võimalikult kerged ja õhukesed kingad. Näitan siit teile. Ma tahtsin roosasid, aga roosad olid otsad, nüüd ma võtsin heledad. Ja heledad olid ametlikult poiste omad, aga mis vahet seal on, miks nad ei või tüdrukule jalga minna, nagu come on. Ühesõnaga siuksed nuinud papud krõpsudega, et oleks lihtne jalga panna. Ülimõnusad pehmed, ei maksnud väga palju. Ma arvan, et reisi jaoks käivad küll, aga kindlasti proovin pärast jalga, aga visuaalselt tunduvad küll okeid, nii et Peilile papud reisi jaoks. Nii, ma sain siin ikkagi kõik asjad enam-vähem sorteeritud, nii et jätkame Peili asjadega, nii et te teate, et Peili asjad tulevad siis kõigepealt. Ja ma tellisin siis talle 2 siukest suvemütsi, sest et UV eest on vaja ennast kaitsta. Üks pidi olema beež ja kaamerast ta tundubki beež, aga päris elust on ikkagi siuke nagu hallikas pruunikas. Teine on siis siuke roosa, mul on siin veits halb valgus ka, väljas on pime, aga siuke ilus roosa, ma võtan välja, äkki siis on paremini näha. Ja ma võtsin suht suure suuruse 3-8 aastast, sest jällegi ma vaatasin pea ümbermõõdu järgi ja pea ümbermõõdu järgi oleks see 1-2 aastaste oma või oli see 2-3, ühesõnaga väiksem suurus oleks talle väike olnud. Ja samas see tundub täiega suur või tegelikult mitte. Siin taga on see klõps
millega saab tegelikult kokku tõmmata ja nagu näha, siis väga väikseks kokku tõmmata, nii et isegi kui see on talle suur, siis me saame siit tõmmata nii nagu väikseks kui vaja. Eelmine aasta ma tellisin talle ka Sheinist need mütsid, millega ta reisil käis. Ja see aasta valisin siis ka siuksed, et siit alt saaks kokku tõmmata ja siit saaks kokku tõmmata, et kui on vähe tuulisem või mis iganes ja et oleks ikkagi pikk see nii-öelda kübara osa, et päike ei saaks näkku paista, et kui me kogu aeg ei jõua nagu kreemitada, eriti kui ta basseinis on ja nägu märjaks läheb, et siis müts ikkagi nagu kataks suure osa näost ja ka kaelast ära ja tundub, et see müts täidab oma eesmärki hästi. Teine on täpselt samasugune, ma ei hakka lahti tegema, võtsin igaks juhuks 2, sest eelmine aasta näitas, et on vaja 2, sellepärast et jällegi basseinis käies saab müts märjaks ja siis pärast on hea toast teine võtta, et ilma mütsita Egiptuses ei ole nagu mõeldav olla, eriti lapsel. Nii et mütsid 2 tükki väga ilusad näevad välja, olen rahul. Nii, ma muutsin natuke seda kaamera nurka, loodan, et te ikka näete mind. Ja siin on siis järgmine peiliasi, mis mulle juba tundub, et on setid, ehk siis nagu 3 komplekti. Oh my god, kui mõnusast materjalist, see on siuke pehme, õhuline, nii hea materjal. Ega te siit vist täpselt aru ei saa, aga 3 siukest komplekti siis. Ma muidu väga ei fänna lapsele paeltega riideid, aga jällegi sinna sooja mõtlesin, et mõni komplekt võib ju olla. See on ka 92, 98 siuksed komplektid, siis siin on ülemine osa, siin on alumine osa, siuksed need nunnud, väiksed satsikesed on siin ja sellised komplektid siis. Ja siin on siis valge sett, roosa, täpselt samasugune roosa, see oli siis nagu 3 pakk roosa sett. Kaamera praegu täiega moonutab, see valgus on nii halb. Ja siis on siuke ilus sireli lilla meganunnu ja 3. Väga äge, ma olen sellega ülirahul. Ma ei uskunud, et see materjal nagu nii mõnus on, millega ta tuli. Järgmiseks võtsin ma talle veidi särke. See on siis nagu varukatega särke. Et päike ei teeks liiga ja see on ka 3 pakk, jällegi 98 suurus ja need on siuksed nagu väikse seeliku osaga. Mulle meeldis see disain väga, et ei ole nagu tavaline T-särk. Hästi mõnus materjal jälle, ülihea. Ma ei tea, kas Sheini kvaliteet on nagu ajaga nagu paremaks läinud, aga need on täiesti mega pehmed ja jällegi siis valge. Siis on siuke säbruline roosa ja no nende pärast ma ei pea muretsema, et isegi kui nad on suured, siis ega ma ei tea, seljast ära ei kuku, on ju. Siuke säbruline nunnu roosa ja siis siuke tumedam, ma ei teagi, mis värviks seda kutsuda, aga siuke, issand kui pehme materjal, mul oleks endale ka siukseid vaja ja ma mõtlesingi, et nendele särkidele saaks siis need esimesed lühikesed püksid, mis ma näitasin, või siis ka nende teisel komplektil saab siis nagu alla panna, et siis on mõnus, ei ole palav, ülihea. See nägi lihtsalt cute välja ja ma ei saanud mitte võtta. See on siis siuke roosa komplekt, kus see on ka 98, ma võtsin kõik riided 98, kus on siuke särk, siin on siis väike lilleke ja kirjas on mini, täiega nunnu ja siis samasugused püksid, siuksed biker shortsid ja siin on siis ka see lilleke ja kirjas on ka mini ja see näeb nii nunnu välja, kui see selga panna. Nii äge. Jällegi kvaliteet, ülihea, ülipehme materjal. No ma ei tea, 5+. Can't wait, et teda nendega seal reisil näha. Nii armas. Miks lastariided reaalselt nii palju armsamad on kui täiskasvanute riided? Tellisin talle jõuludeks siukse jõulukleidi, aga see näeb, mul läks kuusepuu elektrit täis, aga see näeb küll mega suur välja. Ossa vana. Tellisin siukse mustriga, siukse jõulu nagu kampsun, kleit samal ajal. See on täiega cute, aga arvestades tema tundlikku nahka, siia peab vist kindlasti mingi särgikese alla panema, sest muidu see hakkab teda kõditama. Aga see näeb üliarmas välja, jällegi üllatavalt kvaliteetne, see on ka 98 suurus.
tundub suur, aga ma usun, et see on paras, sest et Peili tundub mulle nagu üliväike, kui teda mu ees ei ole, aga kui ta mu ees on, siis ma olen mingi oh my god laps, nagu kuhu sa kasvad. Nii et siuke jõulukleit, jõulukampsik, no pigem ikka kleit, aga siuksest kootud materjalist, et hästi mõnus ja hästi pehme. Väga ilusat värvi, selle ostuga ma olen ka rahul. Ja kõige viimane asi Peili siis nii-öelda riiete partiist on trikoo. Mul on tegelikult talle ka üks siuke nagu pikad käised ja pikad jalad trikoo, mis on nagu nii-öelda päriselt UV50 kaitsega, aga ma mõtlesin, ma võtan teise ka ja noh, Shaine'is ta on küll pikkade varrukatega, aga ta ei ole ikkagi nagu UV50 päris kaitsega, et jah, kui riie on peal, siis ta nagu kaitseb rohkem päikse eest kui see, kui sul ei ole midagi seljas, aga siit ikkagi ma olen suht kindel, tuleb päike läbi, ehk siis see on lihtsalt nagu varu, et kui teine saab märjaks, siis meil on õhtuseks ajaks ka, kuna lastebassein on niikuinii soojendusega ja kui ta ärkab, siis on veel soe, et siis kui päike enam otseselt ei küta, siis siuke trikoo hästi nunnu, siin on ka siuksed satsid ja mulle meeldib, kui on pika varrukaga, Eestis ka õues on ju, et ta ikkagi hoiab veidi päikest eemale, et siis ei ole jällegi nii hull, kui seal vees möllates seda päiksekreemi kogu aeg peale ei saa panna, et tundub täitsa okei. Võtsin seekord sinise. Teine on muidugi, võite arvata, roosa, mis meil on ostetud. Peili riietega sai kõik, aga ma liigun nüüd edasi asjade juurde, ehk siis nagu füüsilised asjad. Ja ma tellisin Shaine'ist asju, mida saab panna päkapikku pakki või noh, sussi sisse. Ma tellisin igasuguseid asju, nii et ma hakkan siit nüüd kuskilt pihta. Esiteks ma tellisin patsikumme, ma tellisin tundub, et need on valged, pidid vist tegelikult olema läbipaistvad, ma isegi ei mäleta. Aga siin ühes pakikeses on siis 4000 patsikummi ja siin on siis siuksed valged, ma isegi ei tea, kas siit midagi näha on, siuksed valged kummikesed. Vaatan, kuidas nad venivad, sest nagu that makes all the difference. Kõik patsikummid ei ole head. Need on need head. Oh, thank God. Ma Eestis olen nii palju erinevaid proovinud ja kõik ei ole head, mis nagu venivad niimoodi ilusti. Osad on hästi halvad. Need valged, ülihead ja need maksid mingid sente. Ja siin on 4000 tükki. Täiesti uskumatu. Need on vähemalt kvaliteetsed. Yes, vedas. Ja võtsin siis sama firma omasid ka värvilisi, ka 4000 tükki. Ilusad, võtsin siuksed pastellsed. Ma loodan, et teist niisid nüüd näete. Oh no, siuksed pastellsed. Ma nüüd pean hakkama neid siit kokku korjama pärast. Vaatan, kas need venivad ka niimoodi hästi. Need on need head patsikummid. I'm so happy. Ja ma ajasin just siia ka terve hunniku maha. Küll ma olen osav. Moving on, meil on päris mitu raamatut, kuhu saab joonistada nende kustutatavate markeritega ja ma muidu tellin mänguväljakud EU e-poest neid, aga seal on need juba pikka aega välja müüdud. Nii et ma võtsin Shaine'ist ja ma ei tea, kui head need on, aga ma võtsin lausa 3 pakki ja värvivalik on suurem kui seal Eesti omal. Siin on nagu hästi palju erinevaid värve, mida ma Eestis polegi üldse näinud. Need maksid ka mega vähe. Ühed võtsin oma emale. Ma teen need nüüd lahti. Aga ma ei tea, kui hästi need töötavad. Okei, need töötavad hästi. Ma tegin endale lihtsalt kriips-kraaps ja ülihästi töötavad. Ma võtsin kohe varuga, et need saavad pigem ruttu tühjaks minu arust. Ja nüüd meil on olemas ja ma vähemalt tean, et Shaine'ist saab neid, sest et ma ei tea, kui te teate kuskilt, kus neid Eestist saab, siis let me know. Siiamaani ma olen neid mänguväljakud EU lehelt neid leidnud ja isegi koha peal poodides pole näinud just siukseid väikseid, mitte nagu neid tahvlimarkereid, mida saab kustutada, või just nagu selliseid, mida saab nagu laps kasutada oma nendes raamatutes. Jätkates markeritega võtsin ma selliseid markereid, mis on siis mõeldud talle päkapikku pakki. Ja kuidas ma teile siis näitan, mis need endast kujutavad. Need on siis siuksed markerid, mis teevad erinevaid nagu kujusid, et kui sa seda tõmbad, siis ta teeb nagu, siin on all näidatud selliseid nagu, kui sa sellega tõmbad, siis üks marker teeb seda kuju. Et kui ma teen selle lahti, siis ma isegi ei tea, kas see keerleb ja kuidas see töötab käe peale, ilmselt väga mitte, on ju. Aga siin on nagu siuke
rullik ja see rullik siis nagu rullib selle kujutisi sulle sinna paberi peale, ehk ta on nagu siuke teerull, et noh, niimoodi nagu tõmbad ja siis ta teeb, noh, käe peale ta väga hästi ei tee, aga põhimõtteliselt nagu toimib. Et siin on siis erinevaid igasugused mingid tähekesed ja jooned ja lillekesed ja südamed ja whatever. Ma võtsin, mis teisest pakist mul on tunne. Jep. Et lihtsalt siuke tore asi, millega ka paberile joonistada ja noh, lennureisile hea väike asi, mida võib-olla kaasa võtta. Et tegevust on meil lennukisse vaja igal juhul, et see läheb siis nii-öelda päkapikk saab selle tuua. Järgmiseks, mida ka päkapikk toob, on siuke köögitarvete komplekt. Kuna Peilile hullult meeldib meiega süüa teha ja talle meeldib lõigata ja talle meeldib hullult abistada, aga me ei taha talle ikkagi ju teravat nuga kätte anda, see on ohtlik, ta lõikab hetkel nagu koos meiega, mis pole ideaalne, siis ma mõtlesin, et ma tellin talle selle laste komplekti. Ma olen selle kohta väga palju head kuulnud ja Amazonist olen näinud, tellitakse ja vaatasin, et Shane'is on täpselt samasugune ja mõtlesin, et ma proovin, see ei saa nii palju erinev olla. Ja kuigi need nagu kätt ei lõika, siis ma juba tunnen, et ta on terav, aga samas kui käsi alla jääb, siis midagi väga ei juhtu, on ju. Ja ma valisin siis siukse keskmise komplekti, seal oli erinevad, näiteks et ainult noad või ainult see, et ma võtsin siis siukse, kus on 4 nuga, sellised noad ja jällegi nad on turvalised, aga ikkagi kui kõvasti lükata, ma tunnen, et ta on terav, ehk ta lõikab igasuguseid kartuleid, porgandeid, sinke, ma ei tea, mida iganes teil on vaja kodus lõigata. Ja siin komplektis on siis ka koorija, mis jällegi täiega safe, on ju. Ma ei tea, kas ta nüüd karvad koorib maha või mitte. Õnneks mitte. Aga nii palju, kui ma olen neid videosid, siis ta koorib väga hästi. Jällegi mingid kartulid, porgandid. Et pean proovima. Ja siis see viimane ongi alustuseks võib-olla kõige parem lõikamiseks, isegi parem kui nii-öelda nuga. Et seda on lapsel lihtsam käes hoida ja sellega jällegi olen näinud, kuidas lapsed hakivad igasuguseid kartul, porgan, ma ei tea, peet, mis iganes. Et see on siuke hea suur, et nuga on võib-olla alguses keeruline, aga seda on niimoodi hea mugav lapsel käes hoida ja see siis lõikab, sellega saab nagu ägeda kujuga teha, ta on siuke siksakiline, et sellega kindlasti tulevad lahedad mingid friikad, kartulid, mis iganes. Et selle saab talega siis päkapikk tuua ja ta saab mind päriselt köögis hakata rohkem aitama ja ma ei pea muretsema, et ta endal samal ajal näpud otsast ära lõikab terava noaga. Ta saab nagu rohkem iseseisvalt aidata. Nii et siis siuke komplekt. Jätkates päkapiku asjadega võtsin ma siis sellised Elsa kleepsud. Veits on Elsa moodi ikka küll. Ja siin tundub neid olevat päris mitu lehte. Ma isegi ei tea, kui mitu lehte siin on, aga kõrvalt vaadates vähemalt 10. Ma ei tea, kas need on kõik identsed või mitte. Okei, siin on erinevaid kleepsusid ja kõik on vist ikka erinevad. Et näitan lihtsalt mõnda üksikut veel, et siin on siuke päris suur valik. Ja tal hullult meeldib kleepida, nii et päkapikk saab tuua siis mõne lehe ja ülejäänud tulevad meiega lennukisse kaasa, et tegevust jätkuks. Mul on juba hästi palju erinevaid asju valitud, mis me kõik sinna lennureisile kaasa võtame, sest tavaliselt, kes teab, Egiptuse lennud on üldjuhul öösel. Niimoodi siis saad lihtsalt nagu pikemalt kohapeal olla, kui sa öösel lendad. Aga meil see aasta on mõlemad lennud, päevased lennud. See on 5 tundi lendamist. Ja ta on terve aja sisuliselt ju ärkval, ma ei tea, kas ta üldse magama jääb, kuigi meil on üks lõunaune ajal täpselt. Nii et ma pigem võtan kaasa rohkem asju kui vähem, sest 2 pikka lendu ja võib-olla koha peal on tal ka tore vahepeal, kui ei taha kogu aeg õues olla, siis mõned hetked toas veeta, mängida aega olla. Et siis meil on nagu erinevaid asju kaasas. Edasi on siis ka, mis päkapikk toob. On see populaarne popit või mis iganes. Ma ise seda ei fänna, aga Peili kuskilt, ma ei tea, kas kuskil mängutoas või kuskil sai ühega mängida ja talle meeldis. Ma mõtlesin, ma võtan ühe. Halb see ju ei ole,
las ta siis istub ja popib neid, et sussi sisse sihuke asi. Siis võtsin talle ühe Elsa kammi, talle meeldib Elsa, me küll liiga tihti seda multikat ei vaata, oi, see on veits lömmis, okei, ma ei tea, kas see peabki sihuke olema või, aga võib-olla ta on lihtsalt natuke peksa saanud selle paki saatmise käigus. Aga siin on siis Elsa pilt, seal sai valida, millist nagu seda taga pilti sa tahad siia kammi peale, ma võtsin siukse kõige klassikalisema Elsa ja siin siis jooksevad mingisugused, ma ei tea, tähekesed asjad ka. Et praegu tal on mingisugune Arieli kamm, mis ma kunagi ammu mingist poest ostsin, aga ajad muutuvad, lemmikud muutuvad ja ega ma vist siit teile näidata ei saa, aga need piid on siis veits ühele poole, teisele poole katki lükatud, või mitte katki, aga viltu lükatud, aga nagu kammide ses suhtes ikkagi saab. Et siuke Elsa kamm siis, mille vabalt võib ka päkapikk tuua. Siis ma võtsin ühed klambrikesed. Klambreid ei ole kunagi liiga palju, ma ei hakka neid praegu välja võtma, aga nad on nagu siuksest sametisest materjalist. Siin on siis rohelised, punased ja mustad, te väga hästi ei näe, aga ma usun, et saate aru, samasugused nagu need rohelised, siuksest pehmest sametisest materjalist ja ma valisin just siuksed pisemad, et need peas liiga suured ei tunduks. Näevad nunnud välja, siukeste klõpsudega käivad siis nende naks-naks, et jõuludeks nunnu. Siis ma võtsin 2 pisipukki. Ma loodan, et need on see, mis ma loodan, et see on. Aga enne, kui ma saan need talle anda, siis ma pean siin ise ettevalmistusi tegema. Ma teen ühe lahti ja ma näitan. Ma võtsin 2 eraldi teemat. Üks on siis mereteemaline ja teine on farm. Ma teen selle farmi korra lahti. Ta on inglisekeelne, aga sellegipoolest ma usun, et meil on sellega tore mängida. No siin ma juba näen on mingid käed, jalad, muud asjad on ju. Et mingid siuksed sildid ja siin on need krõpsud, ehk siis seal nagu ma pean ise selle raamatu enne nagu nii-öelda valmis tegema, et pean siia raamatusse panema, siin on need rõngad ka, millega see raamat üldse kokku köita, sest hetkel see raamat on nagu siuke lahtine on ju. Ja siia saad siis, mina pean siis siia panema need krõpsud peale ja siit teisele poole siis lähevad siitpoolt krõpsud ja tema saab siis hakata nagu neid asju nagu omavahel kokku viima on ju. Et siin on näiteks tähestik, see pisipukk, see farmi oma ongi alfabeti oma. Et noh, siin on ka näha, et on igast mesilased, muud tüübid ja ma pean siis siin korralikult vaeva nägema, igasugused piimad, traktorid, bla bla bla, et isegi kui ta kõiki neid asju juba teab, siis ma usun, et põnev on ikka. Et noh, siin on näiteks ka loomad ja teine on siis mereteemaline täpselt samasugune, et ma pean need enne kokku panema, et kahjuks ei tule ta juba kokku pandult, siin peab ise kõik asjad sussardama, nii et üks hetk ma siis teen selle ära ja need on siis need, mis ma tahaksin võtta lennukisse kaasa ja mitte neid talle enne kätte anda või järgmisel juhul anda ühe ja võtta teise kaasa. Et noh, te vist, kellel lapsed on, teavad ise ka, on ju, et kui on uus asi, siis on igal juhul põnev, kui seda nii-öelda varem näinud pole. Nii et ma väga loodan selle peale. Aga üks ilmselt õhtul, kui ta magama läheb, siis panen need kokku ja vaatan, kuidas tundub. Et kui ta on ikkagi nii-öelda liiga inglisekeelne, et kui seal on päriselt nagu vaja teada, siis ma mõtlen selle asja üle. Aga mulle nagu piltide pealt tundus, et enamus lehti ikkagi on sellised, et sa ei pea teadma inglise keelt, vaid on ka nagu mingid matchid pildid või noh, mis iganes. See teine ma näen on learning math ja siin on alfabet, ehk siis vaatame, kuidas need siis tunduvad. Aga ma väga-väga loodan, et need on okeid, tundusid väga huvitavad ja isegi kui ei ole, siis kui ta suuremaks saab, siis miks mitte hakata juba inglise keeles kodus õppima, arvestades, et tal on eesti keel juba tegelikult täiesti selge. Miks mitte inglise keelega algust teha nagu why not. Siis ma võtsin 2 diivani padjakatet, siukesed kuusekestega ja võtsin 50 × 50 suuruses. Mida kui pehme, aga see on täpselt see materjalist, mis võtab koerakarvu räigelt külge, nii et ma pean koera nende juurest eemale hoidma. Oh my god, kui nunnud! Ühelt poolt on siis valge
ja teisel pool on siuksed nunnud kuusekesed. Oh my god, ma pärast vahetan need ära või noh, enne pesen ära ja siis vahetan ära. Ei kujuta ette, kui pehme see materjal on. Mis toimub, Shane? Kuidas nii saab? Aga siuke, natuke siis siukest roosat, rohelist. Meie teema siin on ju roosa-roheline ja võtsin neid 2 tükki, sest meil on 2 siukest padjakest, mida saab siis, kuhu saab neid panna. Mega rahul, pesen ära, vahetan ära. Ja viimane asi asjadest on siis mulle telefonikate. Ma võin teile näidata ka. Kade ma ei ole. See on siis MagSafe'i oma, ma ei tea, kui hästi ta hoiab. Mul on praegu ka MagSafe'i oma, ma ei tea, kas ta nüüd jälle fokusseerib, aga noh, te näete, siin on see MagSafe'i magnet ja see pulgake. Aga sellel ma vaatan, seda pulgakest ei ole, on ainult see MagSafe'i ring ja ma toas ei kasuta MagSafe'i oma. Ma kasutan ainult autos, meil on autos see MagSafe laadijaga hoidja, et ta autos oleks ilusti mul seal hoidjas. No ma ei tea, tundub, et tal siin mingid magnetid sees on. Vaadates vastu valgust, need tunduvad täpselt samasugused, välja arvatud see alumine. Sellel on see alumine jõnks ka, sellel on ainult ring. Ma ei tea, kas see midagi muudab, aga ma tellisin seekord täiesti läbipaistva, sest et need pilvekesed, mis siin on hakanud mul maha kuluma, need pilved, nunnukad. Nii et ma võtsin lihtsalt läbipaistva. Läheb ümber küll. Eestis need MagSafe'i omad maksavad terve varanduse ja siiamaani see teine töötas hästi. Nii et ma julgesin Shane'ist selle ka tellida. Kas nad on Joe'ita mingi kile peale pannud või miks ta nii siuke nagu... Siin on reaalselt mingi kile peal. Inner and outer. Tahate öelda, et siin pool on ka või? Okidoki, ma ei tea, mamma küüntega juba ei saa hakkama. Nii, liikudes nüüd siis edasi minu asjadeni. Ma mõtlen, kas ma alustan õhukestest või ma alustan, jätkame jõuluteemaga. Ma võtsin endale jõuludeks 2 kleiti. Need on mõlemad pikad kleidid. Ja ma tahtsin just pikki kleite, sest mulle on kõik tavaliselt väga lühikesed. Ja kui ma ei eksi, siis see hall on üldsegi Shane Maternity line'ist, nagu rasedusriiete alt. Aga suva see ju, mulle meeldis, kuidas ta välja nägi. Kas siin ei olnud mingit vööd või midagi või? Kas siin pole vööd? Tundub, et siin pole vööd. Ma ei tea, kas pildi peal oli, ma ei ole ammu vaadanud, mis ma tellisin. Aga siuksed varrukad. Ma seda proovin kohe varsti vist selga ka, siis saan rohkem kommenteerida, aga ta on siuke pikk kleit, halli värvi. Mõtlesin, et jõuludeks või Egiptuses õhtuseks ajaks, sest et Egiptuses õhtul läheb ikkagi jahedaks. Eelmine aasta ma käisin seal ikka üsna kampsuniga õhtul ja pikkade dressidega, et see võiks mind natuke soojas hoida. Ja vaatame siis seda punast ka. Tellisin hästi sarnase punase. Ossa pagan, kus see on punane. Kas te näete, kui järg see on või? Must ta pidi rohkem nagu siuke veini punane olema. Okei. L suurus. Emery Rose, mingi väga põnev, väga huvitav. Okei, ta tundub täpselt samasugune. Isegi varrukad on suht identsed. Kas ta ongi nagu, ma ei tea. Tundub, et sellel on vähem madalam, vöökoht tundub ka suht sama. See on veits õhem, nagu see paistab läbi, nagu ma näen siit kõike. Ta ei ole nagu nii paks, aga tundub cute. Ma loodan, et see läheb mulle selga, sest et siis mul oleks jõuludeks nunnud mõnusad kleidikesed ja peilil ka. Nii et ma proovin neid nüüd selga, ma näitan teile ka muidugi. No nii, ma sain selle endale selga. See mahub ilusti selga, mis on mega tore. Varrukad, veits lühikesed. Värv on siuke 50-50 ja ma nüüd rõhun vöökohale. Vöökoht peaks olema siin. Siin on minu vöökoht. Ma tean, et mu pead ei ole hetkel näha, aga muidu te ei näe midagi. Mu vöökoht on siin, nagu täpselt rinna all. Õmblus on täpselt rinna all, ehk siis siuke veits imelik, aga mulle on kõik kleidid sellised ja varrukad on veits kukekad, aga XL oleks kindlalt liiga suur olnud. Ja noh, ta peaks olema pikem, aga kuna mul juba vöökoht on siin, siis kleid lõpeb
natuke kõrgemal, aga ses suhtes nagu see on fine. Ses suhtes, et ma ei tahtnudki, et ta maani oleks ja minul on kõik kleidid lühemad kui nii modellide seljas. Ehk siis põhimõtteliselt on okei, aga vöökoht ma tunnen ennast veits imelikult. Aga positiivne on see, et kui ma kunagi vähemalt rasedaks jään, loodan, siis siia mahub kõht ära. Sest et jällegi vöökoht on siin ehk et siia mahub palju jõulutoitu. Nii et kokkuvõtlikult ma annaks sellele kleidile 7/10, et saaks paremini, aga ma ei tea, nad vist lihtsalt nagu pikkadele inimestele väga ei tee asju, tundub, et mõeldud on pigem keskmise inimese peale. Ja ma proovin nüüd seda teist värvi ka. Noh, teine kleid, ma ei tea, mul ei ole päris õiged sõnu. Esiteks ta ei ole siuke hall nagu pildi peal, vaid ta on nagu siuke halli ja pruuni segu, mis ei ole võib-olla päris minu värv. Ja no sellel vist päriselt peabki vöökoht nii kõrgel olema, aga jällegi mulle üldse ei meeldi, kuidas see välja näeb, kui see vöökoht mul nagu seal kohas on. Ma tahaks ikkagi kleiti, kus mu vöökoht on seal, kus mu päris vöökoht on, aga mul ei ole vist ühtegi sellist kleiti, kus vöökoht oleks õiges kohas. Ma ei tea, kas asi on minus, tundub, et asi on minus, aga ma näitan siis teile ka. Ja noh, jällegi te näete, vöökoht hakkab isegi veel kõrgemalt kui rinna alt, on ju. Et väga-väga veider. Varukad jällegi veits lühikesed ja noh, pikkus on pikk küll, aga ma ei tea seda vöökohta jälle. Kui ma käed üles tõstan, siis vaadake, mis juhtub. Kogu kleit tõuseb siit niimoodi up. Et selles nagu, ma ei tea, liigutada. Ma ei tea, ma olen nii nagu kaheti arvamus ja no varukad on täiega kukekad. Nagu on ja nagu ei ole ka. Ma ei tea nende kahe kleidiga. Ma väga lootsin, et punasel on vöökoht nagu normaalses kohas. Aga tundub, et mitte. Ma ei tea, ma pean veidi seedima seda, kuidas need kleidid mu seljas hetkel istuvad. Nagu see ei ole kõige hullem asi maailmas. Aga ma ei tea, ma tunnen ennast nagu mingi old person, kui mul see vöökoht. Ma ei tea, see nii häirib mind. Nagu tehke see õigesse kohta, please. Nagu sellel kleidil ma saan aru, see on maternity. Siin võib olla, aga see punane. Miks? Nagu miks? Nii, ja viimased asjad on siis üks särk ja 3 bikiinid. Ei, mul peaks olema 4 bikiinid. Ja, 4 bikiinid. Aga alustame särgist. Ossa jummel. Ma ei saa ikka aru, eelmine kord ka, miks Sein paneb neid kaasa? Nagu mis ma teen sellega? Mis see nagu neile annab, kui siin vahel on see väike nutsakas? Ärge pange neid nutsakaid. Aga siuke täitsa tavaline, okei, see näeb väga veider välja. Okei, ma ei tea, kas see mulle läheb. Või nagu, miks ta nii nagu... Do you see what I see? Okei, ma proovin seda hiljem selga. See näeb nii kitsas välja siit ülevalt. Miks siin... Where do my go? Ma proovin korra selle särgi peale lihtsalt, et näha, mis juhtub. Okei, ma ei ole kindel, kas ma olen fänn, sest et kui ma ta nüüd ilusti nagu tõmban õigesse kohta, siis kas te näete, kust see jookseb siin ja no saladuskattel võin öelda, et see ei kata kõik ära, mida ta peaks katma ära. Ta on kuidagi nii kitsa lõikega siit, et jaa, ma ei tea, ma pole kindel. Ma pean selle osas ka veidi natuke mõtlema, aga materjal muidu on ülimõnus. Aga see, et ta siit nii kitsas on veits siuke punane tuluke käib mul peas hetkel ringi, et kas nagu ta võiks veits laiem olla. Ma pean seda asja vaatama. Aga viimased asjad, bikiinid ja miks ma tellisin 4 paari on see, et mul ei ole siiamaani selliseid bikiine, milles ma päriselt tunnen ennast mugavalt ja hästi. Ma tellisin eelmiseks aastaks ka Sheinist ja siis oli nii, et ühed olid suured ja teised olid väiksed ja ma võtsin kaasa need väiksemad, sest suured oleks lihtsalt nagu seljast ära kukkunud, on ju, aga need väiksed olid ikkagi nii väiksed, et ma pidin nagu vaatama, kuidas ma istun ja astun, et midagi nagu välja ei kukuks, on ju. Nii et proovime nüüd uuesti, ma alati loen reviewsid, vaatan mõõte, nii edasi ja nii edasi.
ja selle huvides, et YouTube ei võtaks mul seda videot maha mingisuguse paljastava nagu content'i pärast, siis ma ilmselt näitan teile ainult ülemist otsa seljas, et alumise jätame välja, sest muidu YouTube lihtsalt bannib selle video ära. Aga esimesed on siuksed erkroosad, ma tean, erkroosad ujumisriided, need on L suurus. Okay, that looks tiny, that looks really tiny. Ja miks näevad need mõlemad täpselt sama tiny'd välja? Okay, esimene ots on veits ikkagi ja siis siin on tagumine. Ja ülemine osa, mida ma veits kardan, on see, et siin taga ei ole nagu mitte mingit nagu klõpsu või paelesid, millega nagu muuta seda ümbermõõtu, on ju. Aga ma ei tea, vaatame. Ja mis mulle meeldib on see, et Shainis on kõikidel suht eemaldatavad padjad. Mulle ei meeldi üldse, kuidas need padjad siin sees välja näevad. Siit on näha neid nagu jälgi. Seega ma alati võtan need padjad ja viskan need prügikasti. Ja just. Ma arvan, ma näitan enne kõik ära ja siis proovin selga, siis ma ei pea siin hakkama tuuseldama. Aga looks promising, aga kas actually selga ka läheb? We'll see. Mul on täiega see mure, et mul oleks vaja nagu alumisi osasid veidi suuremaid kui ülemisi, sest mulle need alumised osad ei kipu väga hästi jalga mahtuma, nii et kohe näeme. Teised on siis siuksed tumerohelised ja nendel ei olnud väga palju värvivalikut ja need on teistest ses suhtes teistmoodi, et need on kõrge pihaga, mis mulle meeldib. Ma hetkel reaalselt ei tuvasta jälle, kumb on esimene ja tagumine pool. Okei, see on esimene pool. Ja siit on näha, et nad on veidi siukse kõrgema vöökohaga, mis mulle meeldib, ma arvan, aga ma pean jällegi selga proovima ja nendel tundub, need venivad palju rohkem, ehk nendel on juba palju rohkem potentsiaali mulle jalga mahtuda. Ja ülemine osa jällegi siuke täiesti tavaline, tundub väiksem kui see roosa. Oh no! No, see poel tundub fine, aga nagu see osa tundub pisike. Ja padjad käivad jällegi välja, aga proovime selga. Ma ei tea, ülemine osa tundub siin siuke sketši. Siis veel ühed rohelised, aga need on siuksed lillelised. Mulle täiega meeldis nende välimus. Kõik on L suuruses. Need on siis actually paeltega reguleeritavad. Oh my god, miks need näevad välja huge? Kõik näevad nii erinevad välja. No vaadake, kui kõrged nad on. What? Ja paelad siis. Ja ülemine osa on siuke täitsa tavaline. Siit käivad ka need padjakesed välja. Et siin on siis siuke klõps. Nendega mul alati siuke love and hate relationship. Ehk osad neist ei püsi nagu väga hästi koos. Et ta on nagu siuke loose, et ta peab nagu pingul olema selleks, et ta kinni oleks. Aga no veel ei ole seljast ära ka kukkunud. Nii et ei tea. Need näevad jällegi veidi suuremad välja, natuke võib-olla liiga suured, I don't know. See on nüüd jällegi see, et peab proovima ja vaatama. Ma saan anda alati oma õele, aga me ei ole väga samas mõõdus, nii et kui need on mulle suured, siis need on talle kindlalt väga suured. Aga jällegi, ma ei saa aru, miks see alumine osa näiteks nii suur on või nagu vaadake, kui kõrge, nagu kuhu see läheb, kas see läheb nagu nabani või nagu ma pole kunagi näinud nagu mitte seda kutsutakse vist nagu triangle bikini, mis oleks nii kõrge, aga võib-olla on jälle mõnus. Mulle meeldivad ka on veits kõrgemad. Fun fact, ma olen nii kaua filminud, et ma pidin just kaamerale 3. aku panema. Esimene aku ei olnud küll täiesti täis ja sai kohe tühjaks. Siis ma panin teise aku ja teine aku sai nüüd just tühjaks, see oli täiesti täis. Ja nüüd ma panin 3. aku ehk et nagu ajaliselt lihtsalt nagu siuke fun fact. Võtavad need sellised filmimised mega kaua aega. Ma ei taha näha ka, kui palju nagu contenti mul siit nagu tuleb, sest et kell on juba 3:30. Et ja klippe on palju, materjali on palju. Te näete sellest ainult nii vähe. Aga viimased bikiinid on ka siuksed lillelised, aga heledad ja hoopis teisest materjalist. Kui mõnus. Need on nüüd ka jälle paeltega, aga juba palju kitsamad. Oh my god, kusjuures need on nüüd nagu, need on double lined. Wow!
kui te siit vaatate, siis kui ma tõmban lahti, te näete, siin on nagu kahekordne seesama materjal nii sees kui väljas, mis on nagu põnev, pole sihukest asja Shane'i puhul veel näinud, aga no see osa. Kas siia peaks miski ära mahtuma või nagu no comment, aga muidu tundub ülikvaliteetne, ses suhtes, et teised ei ole nagu nii mõnusad olnud ja jällegi paeltega ehk et saab reguleerida seda, kas nad mahuvad jalga või mitte. Ma ei tea, see on nüüd jällegi täielik proovimine, sest see on siit alt päris kitsas, aga otherwise tundub nagu fine. Ülemine osa on siuke väga põnev. Ta on jällegi selle klõpsuga, esiteks, ja see on siit tagant lahti. Jei, õmblus on täiesti lahti. Ja ma hea meelega väga ei tahaks seda kinni õmmelda, sest ma ei viitsi, aga siit on täitsa lahti. Aga kui ma nüüd, ma ei tea, kas ma üldse saan seda selga proovida, sest et pool õmblust on lahti, ehk siis ma nagu kisun seda laiali. Aga siit käivad siis ka padjad välja ja siin on siis, issand kui põnev. Siin saab siis nagu seda paelte pikkust reguleerida nende paeltega, mis on siin ees, ehk kui sa tõmbad siit eest rohkem pingule, siis ta läheb siit ka rohkem pingule. See on huvitav. Ehk siis siia ette peab mingisuguse sõlme või asja tegema või lipsu vastavalt sellele, kui pikki õlapäelu sul vaja on. Seda pildi järgi ma küll aru ei saanud. Väga põnev. Ma nüüd proovin neid kõiki selga ja ausalt öeldes näen ainult mõnes neist potentsiaali mulle selga mahtuda. No nii, roosad said selga. Ülemine osa on ses suhtes täpselt õige suurus, kuna need ei ole reguleeritavad, siis ta hoiab nii-öelda keha ümbert väga hästi. Aga see nüüd jälle nagu nii individuaalne, et see lõige võib-olla ei ole mulle kõige sobilikum. Kohe näitan, miks. Ta nagu tuleb siit hästi alt, mis minu puhul tähendab seda, et nad kalduvad sinna ohtlikute bikiinide kategooriasse. Ehk et kui ma liiga palju liigutan või liiga palju jooksen, siis ta ei hoia nagu kõige paremini. Aga see on jällegi, kellele kuidas istub, siin on väike visuaal teile, võtsin nad padjakesed ära, sest nad hoiavad täiega veidralt. Ja alumise osa kohta nii palju, et alumine osa ääriveeri läks mulle üldse jalga, aga pressis mu räigelt kokku ja seda oli ses suhtes aimata ka, sest mul on üsna lai puus, ehk et ma üldjuhul juba tean, et kui ma ostan bikiine, mis on nii-öelda komplekt, et siis ma valin pigem alati ülemise osa järgi suuruse, sest et ma pigem teen nii, et ülemine osa sobib, kui see, et alumine osa sobib, ülemine mitte, ehk siis need alumine osa, see on mulle väike. Aga mul peaks kuskil kapis olema täiesti tavalised valged bikiinide alumine ots, ehk et valge sobib suht kõigega, nii et ma pärast vaatan, kuidas see koos välja näeb, aga ülemine ots on siuke 50-50 ja alumine on täiesti no-go kahjuks, et liiga väike. Rohelised bikiinid, nagu ma kartsin, tundus see ülemine osa veits väike ja proovisin alumist osa ka ja tundub, et ma oleks pidanud sellel mudelil size-upima, sest ta tõesti on veits väike. Ja kõik hullem on see, et oma arust mul nagu ei ole siin mingit väga suurt cleavage'it, mida oleks hullult vaja nagu massiivselt katta. Aga tundub, et Jane is proving me wrong, sest et kõik on veits väike. Ja jällegi ümbermõõt on selle näiteks mega suur, ma ei tea, kas te näete, aga see on isegi lai, aga siit on jällegi väike. Alumine osa muidu on nagu fine, aga ülevalt sealt, kus ta ümber on, ta nagu surub mulle veidi sisse, ehk et veits kitsas ja XL oleks alumine osa võib-olla olnud nagu okei, aga siis oleks ülemine osa jälle nii lai olnud nagu ümbermõõdult, et see ei oleks mul seljas püsinud. Nii et siin polegi nagu mingit õiget suurust, valikus on kas liiga väike või liiga suur. Nii et ma saan neid kanda ja ma ilmselt kannan neid, aga ei ole nagu päris see, mis ma otsin, et ma ei ole leidnud nagu neid õigeid bikiine veel kuskilt.
No nii, ma pidin korra vahepeal õues käima, aga jätkame sealt, kus me nüüd pooleli jäime, ehk siis need rohelised bikiinid ja nende kohta on mul siis ainult üks nii-öelda asi, mille kallal nokkida, ütleme nii. Ma kohe näitan teile. Nimelt see kaar siin all on siuke hästi sügav, mis mulle isiklikult väga ei meeldi. Ta nagu tuleb siit hästi sügavalt, aga issand, ma kaotan oma tasakaalu. Otherwise nagu tegelikult on fine, see on lihtsalt nagu minu personaalne eelistus, et see sügavus kuidagi nagu veits häirib mind nagu visuaalselt. Aga seljas on mugav, täpselt õige suurus ja isegi alumine osa tegelikult läheb ülihästi. Et nagu te mäletate, see ülemine või see alumine osa oli siuke üsna kõrge ja mulle hullult meeldis, kuidas ta seljas oli, et ta oli veits mugavam, et ta nagu tõusis veidi kõrgemale kui need tavalised bikiinid. Et need on hetkel nii-öelda kõige potentsiaalsemad kandmiseks, aga jällegi see veidi häirib mind ja see lõige võib-olla ka mulle kõige rohkem ei meeldi, et ta on kuidagi siuke veits veider, aga kannatab ära, aga jällegi ei ole kõige lemmikum. Ja neid viimaseid ma hetkel selga proovida ei saanudki, sellepärast et see klõps tuli sealt tagant täitsa lahti õmblusest ja eks ma siis õmblen ta kinni ja proovin siis, sest et hetkel mulle tundub, et nende viimastel on potentsiaali küll. Mulle hullult meeldivad need, ma loodan, et need ikkagi lähevad, aga hetkel ei tea, sest et see klõps kukkus täitsa küljest ära, nii et ma ei saa neid kohe mitte kuidagi selga proovida. Aga ma tõmban siit selle video otsad kokku, sest peili hakkab ka juba vaikselt ärkama, mulle tundub. Üldjoontes tundub, et enamus asju nagu sobis, kuigi ma tellisingi seekord rohkem nagu asju, seega need ei saa väga mitte sobida. Aga peiliriided kõik ilmselt lähevad talle, kui siis on natuke suured, aga pigem natuke suured kui natuke väiksed. Minu kleidid, nagu olid ja nagu ei olnud, on ju. Ja ujumisriided, nendega on alati üks suur kammaia, aga ma ei ole ka Eestist leidnud midagi, mis nagu sobiks hästi või istuks hästi. Aga meie kõigi kehad on nagu nii erinevad, et eks seda kõiki riideid ju toodetakse mingisuguse standardi järgi ja ju siis ma lihtsalt ei mahu sinna klassikalisse standardisse nii-öelda. Et see on siuke paras missioon, et eks ma varsti parandan need viimased bikiinid ära ja siis vaatan, kas ma leidsin midagi, mis mulle päriselt nagu meeldib, mis päriselt on nagu mugav, sest need rohelised, lillelised nagu 50-50 olid, aga ei olnud ikkagi nagu päris see, on ju. Nii et aitäh, et sa seda vaatasid. Kui sulle meeldis, jäta nagu ikka like ja subscribe'i seda videot. Ja ma loodan, et ma näen sinuga juba õige pea järgmises videos. Tšau!